tere, minu nimi on Eret, aitäh, et olete taas mu kanalile tulnud. Mul on väga hea meel täna taas teie ees siin rääkida. Tänases saates räägin ma ühest oma lemmikraamatust, mis viimase 6 aja jooksul minu öökapilt on läbi käinud. Nimelt on selleks Jens Stoltenbergi Minu vahikord juhtida NATO-t sõja ajal. Raamat on köitev, ta on selline autobiograafiline jutustuslugu. Jens Stoltenberg on kunagine Norra peaminister, kes siis aastatel 2014 kuni 2024 oli NATO juht ja sellest ajast on siin raamatus siis kokkuvõte tehtud. Raamat on väga hästi tõlgitud. Aitäh Annika Kupitsale, kes raamatu siis norra keelest eesti keelde tõlkis. See on loetav, ladus, keerulistest asjadest on võimalik läbi lihtsalt selge lausestuse aru saada. Jens Stoltenberg on läbi ja lõhki poliitik, mitmendat põlvkonda, tema vanaisa oli poliitik, tema isa oli poliitik. Põhimõtteliselt see sisering ja kogu see tema lähikondlased on siis poliitikaga väga lähedalt olnud seotud. Seda raamatut ma soovitan kõikidele inimestele, kes tahaksid ennast kurssi viia maailma poliitikaga, välissuhetega, diplomaatiaga, kes tahaksid oma silmaringi avardada, oma maailmapilti avardada. Raamat on mahukas, kuni 400 lehekülge pikk. Siin raamatu keskel on 2 kohas ka pildimaterjal. Lugemise vahepeal siis saab ennast ka selle visuaalse poolega kurssi viia. Raamat on värvikalt kirjutatud, lisaks siis sellisele, ütleme, pragmaatilisele objektiivsele maailmapildile on Jens Stoltenberg meile andnud edasi ka oma isiklikke tundmusi seoses siis ametivahetusega, sellega, kui keeruline mõnikord on vastu võtta otsuseid, mis puudutab pere ja töö vahelisi suhteid, neid tasakaale ja kuidas leida usk ja kuidas leida võimalus läbirääkimisteks, edasiminekuks. Kui Ukraina sõda algas, siis ei aimanud seda tegelikult keegi, mitte keegi ei uskunud, et see päriselt ka nii läheb. Igaüks nagu seal NATOs samamoodi, kui ta siin kirjeldab. Ikkagi kuni lõpuni arvati, et see on ähvardus, aga kuni siis ühe päevani selgus, et see nii ei ole, see on reaalsus. Ja siis tuli oma nagu tähelepanu ümber koondada ja kuidas see kriisijuhtimine siis NATOs selles maailma suurimas julgeolekuorganisatsioonis nagu välja näeb. Sellest raamatust saate seda lugeda ja see on väga-väga huvitav. Mis raamatu veel huvitavaks teeb, on see, et siin on erinevad poliitikud tegelastena Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Ukraina president ja siis veel loendamatuid teisi tegelasi, nõunikke, julgeolekuministreid, erinevaid karaktereid ja läbirääkimised ja arutelud ka nendega siin aset leiavad ja toimuvad, et on väga värvikaid ja huvitavaid ja ootamatuid kirjeldusi. Et tõesti põnev lugemine. Ja mis veel? Raamat on kronoloogiliselt huvitavalt ja samas lihtsalt üles ehitatud, et sündmuste järgi kõik on üksteisega seotud. Me saame tegelikult väga hea tausta ülevaate sellesse tänasesse päeva ja huvitav oli ka see, et kuskil raamatu veerandi peal, kui ma seda lugesin, siis ma ka paralleelselt lugesin välisuudiseid, ehk siis ma lugesin raamat versus uudis, uudis versus raamat ja väga palju kattub. Aga raamat on põhjalikum, kui me uudise loeme paar rida, 2 lõiku ja juba saame ülevaate, siis tegelikult see raamat annab just sellise taustsüsteemi sügavuse nendele asjadele, mis praegu aset leiavad. Jens Stoltenberg kirjeldab siin sündmusi ja samas ka iseenda läbielamisi keerulistes olukordades. Raamatu alguses lahkub siit ilmast tema õde, kellel olid pikalt sõltuvusprobleemid, ka selle üle autor arutleb ja raamatu keskel lahkub Jens Stoltenbergi isa, kellega ta oli väga-väga lähedane ja kes oli talle ka mentoriks ja poliitiliseks nõuandjaks ja lähedaseks inimeseks, et ka neid selliseid lähedasi kaotusi lisaks siis tööpingetele elab autor nagu läbi ja see toob ta nagu meile lähemale, sest lõppkokkuvõttes on meil kõigil päevas ainult 24 tundi, nädalas 7 päeva ja meie aeg siin maailmas on piiratud, et seda ta tuletab nagu kogu aeg meelde ja ütleb ka, et parem on mitte raisata seda aega
Ja kui me nüüd laiendame seda mõtet, siis et ka meil kõigil liikmesriikidena, riikidena laiemas pildis peaksime hoidma kokku, pidama dialoogi, mida ta väga rõhutab, et dialoogi pidamine, et sellest ei pruugi sõltuda tõde, sellest ei pruugi selguda tõde, aga dialoogi pidamine on oluline, et hoida nagu kommunikatsiooni ja hoida sidet. Jens Stoltenbergi Minu vahikord juhtida NATO-t sõja ajal on raamat inimesele, kes tahab avardada oma silmaringi, kes tahab maailmaga kursis olla, taustsüsteeme lugema õppida ja ennast harida. Et lugege, ma soovitan, andke mulle teada, kuidas teile raamat meeldis, kirjutage mulle ja järgmises saates juba uued teemad, nii et head lugemist ja kindlasti ärge otsustage raamatu üle tema kaane järgi. Aitäh, et olite minuga, aitäh, et vaatasite, likeige, subscribe'ige ja kuni järgmise korrani. Tšau!